Tere, ma teen siis väikese ülevaate selle kohta, et kuidas näeb siis välja see minu kodulehe kriitika. Veel kord siis see ei ole nagu kriitika pärast, vaid see on kriitika siis sellepärast, et kuidas saada kodulehte paremaks teha. Ja teine põhjus on selles, et mina olen nagu neutraalne siis kritiseerija, kes on nagu piisavalt professionaalne. Ma olen aastakümneid tegelenud reklaaminduses, sellest umbes 10 aastat tegelenud siis ka kodulehtedega ja ma olen olnud kodulehtede tegemisel siis ütleme nii kodulehe tegija ise, kodulehe ainult kujundaja, kodulehe ainult see, kes siis nagu paneb neid asju paika, ehk siis nagu vormistab ära olemasoleva kujunduse. Ma olen olnud nii kodulehe tellija, ma olen olnud nii siis siuke konsultant, nõuandja, ma olen olnud nii sisusättija, ma olen olnud sisutükkide tegija, ma olen olnud ühesõnaga põhimõtteliselt kõik rollid, mis selle kodulehe tegemises on, siis ma olen nagu igal pool nagu osalenud, ehk siis ma tean, mis tunne on olla programmeerija, ma tean, mis tunne on olla klient, ma tean, mis tunne on olla see vahemees, tellija, ma tean, mis tunne on olla see mingi väikese tükitegija niimoodi, et ma kodulehtedega olen nagu kursis ja minu arvamus on alati põhjendatud ja ratsionaalne ja ma ei püüa kunagi anda siis siukest emotsionaalset kriitikat, et mulle lihtsalt ei meeldi ja kõik. Nii, aga vaatame siis esimest kodulehte, ma leidsin ühe ehituse lehe, ma selle lehe nime ja aadressi ei ütle, aga vaatame siis ühte väikest tükikest siit, siin on siis tegemist sellise ehituskoduläega, kus on siis viimistlustööd ja vaatame nüüd ainult seda teksti. Algab niimoodi, hästi teostatud viimistlus annab valminud ehitusele särava viimase lihvi. Vastavalt kliendi soovile leiame sobivaima lahenduse ja tagame kvaliteetse teostuse. Viimistlustööde hulka kuuluvad pahteldamine, värvimine, plaatimine, põrandate paigaldus, tapeedi panek ja palju muud. Mis tahes elutegevusega olgu see uue ehituse rajamine või vana restaureerimine kaasnevad riskid. Enne iga ehitustöö algust soovitame olla ettenägelik ja end riskide vastu kindlustada. Kindlustuskahjude taastamistöödel on meie lepinguliseks partneriks Ergoif kindlustus ja Swedbank PNC Insurance. Esimene lõik on nagu natuke selline, mis võib-olla ei ütle nagu eriti midagi, et hästi teostatud viimistlus annab valminud ehitusele särava viimase lihvi. Ehk siis see on pigem nagu hügieenifaktor ehitusfirma puhul, ehk siis kui see ehitusfirma ei suudaks anda viimast lihvi, siis see ju, mis ma neid siis tellin, eks ole, et kindlasti see lause võib-olla on natukene formaalne, ma saan aru, miks seda siia kirjutatud on, aga mina võtaksin seda isiklikult ära. Vastavalt kliendi soovile leiame sobivaima lahenduse ja tagame kvaliteetse teostuse. Samamoodi hügieenifaktor, kvaliteetne teostus, kui sa kvaliteetselt ei teosta, siis miks sa üldse seda teostad, et seda nagu veel kord nagu välja tuua, siis võib-olla kõik saavad aru, miks see siin on, sellepärast, et jah, sa pead siia ette midagi kirjutama ja midagi söökast kokkuvõtvat ja üldist, aga tegelikult see lause ei anna siin ees inimesele mitte midagi, kuna ta ise seda kõike ju tahab ja tellib ja ta juba on ära ostnud selle ehitusfirma, ta uurib selle kohta lähemalt, et see ei anna nagu mitte midagi, siia kirjutaks midagi siukest, et kuidas täpselt teie teete seda ehitustööd, et kas teil on ka mingi omapära, kas teil on mingi eristuvus, kas teil on mingi eriline nägemus viimistlustööde kohta, kuidas te neid teete, mismoodi. Viimistlustööde hulka kuuluvad pahteldamine, väärimine, plaatimine, põrandate paigaldus, tapeedi paneb ja palju muud sellist. Kindlasti ma teeksin niimoodi, et iga selle teenuse või iga selle töö ma kirjeldas natuke pikemalt lahti, umbes sama pikalt kui siin all on see lõik või umbes sama pikalt kui nagu see on siin paar lauset, et siis see võiks olla nagu pealkirjana ja siis see lõiku jagu teksti võiks siin all tulla, mis on natuke lahti seletatud, et milliseid pindu te pahteldate, kuidas te pahteldate, värvimine samamoodi, värvimisel on väga palju väga erinevaid asju, kuidas värvitakse, mismoodi, mis asjadega värvitakse ja loomulikult see võib tunduda niivõrd iseenesest mõistetav, et loomulikult kui läheme fassaadi värvima, siis värvime pritsiga või siis värvime mingi teatud moodi, teatud asjaga, aga minule näiteks ei pruugi sugugi niisama lihtsalt selge olla niimoodi, et selle võiks ikkagi lahti rääkida. Plaatimine samamoodi, plaatimistööd on samamoodi väga palju väga erinevaid liiki, et paari lausega lahti seletada, et millised plaatimisi te teete, põrandate paigaldus, et kas te paigaldate nagu tänapäevaseid põrandaid või võib teie käest näiteks tellida ka ilma punnita taastatud tallu rehielamusse
siis laiade laudade paneku, kas te oskate seda teha ja see tuleks nagu siin nagu lahti selgitada, sellepärast, et see on juba koduleht, inimene otsib siit tegelikult ikkagi infot teie kohta. Tapeedi panek samamoodi lahti seletada ja palju muud, kindlasti see palju muud võiksid kas ära jätta või siis pikendada seda nimekirja, tuua siia kõik nagu tööd, mida te vähegi teete, sellepärast, et see töötab ühtlasi ka SEO-le väga hästi, näiteks võib-olla siin on mingi töö, mida keegi just nimelt otsib viimistluse osas ja viimistlustööde osas ja teil juhuslikult täiesti selline teenus on olemas, nii et ma soovitan nagu seda nimekirja pikemalt panna ja palju muud, et siis jah, see annab mõnevõrra selle, et et need ei ole veel kõik tööd, aga ikkagi võiks siia alla tuua kas või kategooriad, et milliste kategooriate tööd te teete. Mis tahes eritustegevusega, olgu see uue ehituse rajamine või vana restaureerimine. See lause siin all on väga okei ja see argument, et teil on partneriks Ergo, IF kindlustus ja Swedbank, BSC, Insurance, et see on nagu väga asjalik, et selle mõeldaks alles. See pilt on okei siin, võib-olla natukene slaidipank hakkas aga võib-olla see on ka teie enda töö tehtud, igal juhul soovitan sellised lihtsad pildid alati võtta ise fotograafia ja pildistada objekti peal ära, selline terve kari pilte erinevate tööde kohta, et oleks kindlasti teie isiklikult oleksite seal, muideks siin sellel lehel kõik muud asjad on väga korras ja see on väga toredasti tehtud leht ja mulle meeldib, ta on niisugune hästi kaine, rahulik ja selgesti loetav kujundus, et see on nagu väga kenasti, väga korras. Küsihinna pakkumis samamoodi ilus, korralik suur nupp siin, ma kohe saan aru, mida ma siin tegema pean. See oli nüüd siis niisugune väikene tükikene siit. Vaatame edasi. Siin on nüüd üks pood ja e-pood ja arvuti on müügis, arvuti on siis kirjeldusega selline väga pikk arvuti, lugesin siit, et tegemist on mänguri arvutiga. See arvuti maksab 1349 eurot ja 99 senti. No siin nüüd tekib mul kohe see küsimus, et okei, et kui see on selline arvuti, siis võib-olla seda juttu siin natukene on vähe ja siin all on küll omadused kirjeldatud, aga kui ma ei ole arvuti inimene, siis need ei ütle mulle mitte midagi. Järelikult selle arvuti kohta võiks olla siin ikkagi väike kirjeldus, et milliste mängude mängimiseks ta sobib, et kas ta on selline paugupill või on ta pigem nagu midagi lihtsamat, sellepärast et 1350 eurot maksta, see on ikkagi päris palju ja ainult selle teksti põhjal, et siin on ilmselgelt aru saada, et inimene läheb ja otsib kusagil lisainfot juurde. Ja kas selline protsessor, kas selline mälu, kas selline mälu hulk näiteks DDR3, kas see sobib või ei sobi, siis HDD 780 pluss SSD, no mis see tähendab, eks ole. See on tore, et siin on need küsimärkidega toodud ära selgitused, aga ikkagi siin ei ole sellist inimkeelset teksti, et milline see arvuti siis on ja kas ta nagu sobib siis kõikide mängude mängimiseks või kas see kest näiteks teeb nagu müra või on ta siis mingi eriti, kas ta on näiteks metallist kest või on ta ainult plastmassist, seda siit nagu välja ei loe. Ja siin all on kiri, pilt on illustratiivne, kaup võib erineda pildil kujutatust. Ehk siis nagu selline tekst siis on, siis ma kindlasti ikkagi soovitaksin võtta kas või telefoni ja minna teha paar pilti sellest samast arvutist, mis laos seisab, eks ole, valge taust taha ja läks. Või siis suisa filmida väike jupikene ja näidata, et kuidas see arvuti nagu töötab, mis on tema benchmarkid. Ja ega see töö ei pea nagu väga üleliia põhjalik olema, ega see video, aga kindlasti sellise kirjelduse põhjal sellist arvutit osta võib-olla tundub minule natukene riskantne. Üldiselt kenasti kujundatud, ilus süke tahe-vahe-leht, selles mõttes tahe ja vahe, et ta on nagu siuke ei ole nagu üle kujundatud, ei ole liiga palju mingid vidinaid, kõik on arusaadav, kõik on kenasti, võib-olla see tundub natuke imelik, et kui ma siit käin nüüd siis hirega üle, et miks ta seda siis suurendab, eriti kui see pilt on veel vale, siin on terve kari logosid, et ma saan aru, jah, siin on mingid head omadused ära toodud, aga ikkagi, kui me siin teisi tooteid vaatame, siis me leiame siit kodu ja aed, autokaubad, ilu ja tervis, väike kodutehnika, integreeritav kodutehnika, järelikult see ei ole arvuti inimese leht, vaid see on siis tavainimese leht. Niimoodi, et siia ma soovitan kirjutada vähemalt siis tootetekst, siuke inimkeeli tootetekst, et see on siukene hea ja tore arvuti, ta on mõeldud peamiselt nagu selliste jaoks sellega saab mängida ka seda mängu, ta on hea vaikne, ta ei mürise väga, ma arvan, ma oletan, eks ole. Samuti on milline selle arvuti voolutarve on, eks ole, kas siin on kindlasti kusagil öeldud 800, tundub päris okei, aga ikkagi see tuleks nagu ära mainida, et seda voolutarvet jätkub ka selles, kas seda arvutit upgrade'ida saab või?
kas see on mõeldav, et te saate siia, kui te võib-olla näiteks kunagi tahate osta veel vägevamat arvutit, et kas siis see on nagu võimalik või kas see arvuti, kas siia neid komponente saab nagu vägevamaid komponente osta, sellepärast, et väga paljud, kes mängivad, mängurid, need ongi ju sellised inimesed, kes tahavad nagu uuendada, nad ei jõua kohe osta väga võimsate komponentidega arvutit, nii et ma soovitan siin kindlasti, kuigi siin on jah ka numbrid ja kontakt antud, aga ikkagi ma soovitan siia nagu tuua väike inimkeelne tekst juurde ja võib-olla pildid konkreetsest arvutist, konkreetsest case'ist, case on siis arvutikast ja võib-olla ka väikene video siia juurde, et noh, siin need erinevad pildid nagu peaks olema, siin ongi ainult üks pilt ja selline soovitus, siis üks juuksurileht, väga kena, väga tore leht, otsisin siin vigu, väga vigu ei leidnud, ilusti jälle, mulle meeldib siuke nagu hästi asjalik kujundus, küll naisalik teema ja võiks olla täis roosat ja täis ma ei tea mida, siis seda roosat siin on, aga nagu väga mõnusalt ja parasjagu. Üks asi, mis ma siit leidsin, et ütleme, kui näiteks minna blogi postitustesse ja nagu otsida edasi siit, siis ütleme, klikkame näiteks siia peale, siis blogi on ju mõeldud ega SEO jaoks ja see teema käsitlemiseks ja väga tore, et nad nii palju nagu kirjutavad blogi postitusi ja üsna sellised normaalsed tekstid on, räägivad oma tegemistest ja see annab väga palju usaldust juurde, aga nüüd siit ei saa kusagile tagasi sinna, kust ma tulin. Ehk siis ma pean minema nüüd blogisse ja ma satun jälle esimesele lehele, et võib-olla see ainukesena on siis selline koht, mis annab nagu, annaks nagu natukene paremaks teha, aga üleüldiselt väga tore ja väga kena leht. Nüüd selle juuksuri töökoja kritiseerimiseks ma peaks teadma natuke rohkem selle juuksuri töökoja kohta, et mis on see tema põhiline asi. Ma saan aru, siin on noor juuksurid ja nad koolitavad juuksureid, aga ikkagi, et mismoodi nad koolitavad ja kuidas see töötab. Ehk siis see jutt on tegelikult esilehel kõik olemas ja väga kenasti olemas, aga selle jaoks, et nagu paremini kritiseerida, ma peaksin nagu rohkem infot saama selle kodulehe kohta. Aga iseenesest tore leht, mõned siuksed kohad on võib-olla siin galerii osas veel nagu viriseks natukene kontaktileht ülejäänud lehed nagu väga kenasti korras, teenuseid ja hinnakiri samamoodi olemas ja ka e-pood on siin lehel olemas. Nii. Selline oli siis nagu lühike ülevaade sellest, et kuidas näeb välja siis minu kriitika, ei ole midagi hirmsat. See kriitika on ette nähtud ikka ja ainult selleks, et saada kodulehte paremaks teha ja et saada minu käest neutraalne hinnang ja ratsionaalsete põhjendustega varustatud hinnang, et mismoodi siis see koduleht või mis on võimalikud vead sellel kodulehel. Nii, olge terved, olge tublid, ma loodan, et te saite siit targemaks ja tšau!